Head ajakirjanikud, Eesti 200 pani eile üles ühe plakati, ühte kohta, Tallinna kesklinnas. Meil kõigil oli valus seda plakatit vaadata. Miks meil oli nii valus? Mis meid niivõrd ehmatas sellele plakatile otsa vaadates? Me lubasime teile, et me räägime asjadest ausalt. Me lubasime, et me räägime päris probleemidest, mis Eesti ühiskonnas on. Eile me tõime välja ühe väga olulise ja väga valusa probleemi Eesti ühiskonnas, mis on 28 aastat lahendamata. Lõhestatus on väga tõsine Eesti ühiskonna probleem. Visaku esimesena kivi see, kes ütleb, et see, mis plakatil kirjas oli, ei olnud tõsi. Meie lapsed käivad erinevates koolides ja lasteaedades. Me töötame erinevates töökollektiivides. Me elame erinevates linnaosades. Me vaatame erinevaid telekanaleid. Meil on erinevad kangelased. Me isegi uut aastat võtame vastu erinevatel kellaaegadel. Kui see ei ole Eesti ühiskonna lõhestatus, siis mis see on? Mida tegi üks plakat, kus meie ette pandi peegel, kus näidati Eesti ühiskonna ühte väga tõsist probleemi? See tõi välja selle valu. Mis me nüüd teeme? Kas me peidame pea liiva alla ja ütleme, et tegelikult seda probleemi Eesti ühiskonnas pole olemas? Et tegelikult on kõik hästi, nagu ütles Kaja Kallas. Või me hakkame selle probleemiga tegelema, sest see on tõsine Eesti probleem. Eesti päris probleem ei ole see, et meil on piiridega 7 miljonit põgenikku, kes meile siia Aafrikast tuuakse. Eesti päris probleem ei ole see, et Euroopa Liit kahjustab meie suveräänsust. Eesti päris probleem on see lõhestatus, mis meil Eesti ühiskonnas on. Vastandumine. Eesti päris probleem on ka see, et Eesti inimesed saavad erinevates Eesti otstes erinevat sotsiaalkaitset. Päris probleem on see, et Eesti inimesed ei pääse arsti juurde. Päris probleem on see, et meil on väga palju vaeseid inimesi. Need on Eesti päris probleemid. Me oleks võinud sinna plakati peale veel juurde kirjutada ka rikkad eestlased ühele poole, vaesed eestlased teisele poole. Ka see on meie ühiskonna väga tõsine probleem. Need valusad probleemid, see Eesti ühiskonna lõhestatus, see on see, mis teeb meid väga haavatavaks ja teeb meid seesmiselt väga nõrgaks. Ja nende probleemidega tuleb Eesti ühiskonnas tegeleda. Need on need probleemid, mis tuleb eelseisvate valimistega ära lahendada. Eesti haridussüsteemi terviklikkus, ühtne Eesti kool, eestikeelne kõigile lastele, kus kõik õpivad võrdselt selgeks eesti keele, kus eesti ja vene lapsed mängivad koos palliplatsil, tähistavad koos Eesti Vabariigi aastapäeva, tähistavad koos pühasid, loevad ühtesid ja samu lasteraamatuid. See probleem tuleb ära lahendada. Eesti tervishoiu ja sotsiaalkaitse probleem tuleb ära lahendada. Eesti 200 on tahtnud öelda ühte väga teravat sõnumit Eesti ühiskonnale. Me ju mõistame tegelikult seda, et me võime rääkida pikast plaanist, me võime rääkida käibemaksust, me võime rääkida digiregistratuurist, aga see kõik osutub ühel hetkel tulutuks. Sellepärast, et meil on see üks suur probleem, mis meie ühiskonna alustalasid väga tugevasti kõigutab. Ma vabandan nende Eesti inimeste avalikkuse ees, kellele see Eesti lõhestatuse probleemi väljatoomine eile haiget tegi. Aga Eesti 200 eesmärk on see, et tulevikus ei oleks meil kellegil enam põhjustega alust selliseid plakateid Eestis üles riputada. Ja et kellelegi enam see teema haiget ei tee, sest see probleem on Eesti ühiskonnas ära lahendatud. Ja me teame, et kui me oleme haavatavad, kui me oleme niivõrd haavatavad selle ühe väikese plakati peale, siis meil on tõsine probleem, mis teeb meid ühiskonnas sisemiselt nõrgaks. Ja see on peale kõige üks väga tõsine Eesti julgeolekuprobleem. Me oleme selles teemas väga haavatavad ja see on meie üks tähtsamaid ülesandeid see Eestis ära lahendada. See on meie sõnum. Aitäh!